Me elame häbipõhises ühiskonnas, mis projitseerib häbi lõpmatul hulgal ja erineval viisil, millest mõned on ilmselged ja mõned salakavalad. Me oleme kõik sündinud siia maailma 100% enesekindla, rahuloleva ja õnnelikuna. No kust see häbi, mis sööb meid seestpoolt, meie sisse siis satub? Mürgine häbitunne tekib tavaliselt lapsepõlves, mil meie arvamused ja tunded enda kohta alles kujunevad. Palju mürgist häbi satub meie sisse enne, kui see on teadvustatud, ehk enne 3-aastaseks saamist. Friedrich Nietzsche on öelnud, kes on halb inimene, see, kes tahab teisi häbistada, mis on kõige inimlikum tegu, päästa keegi häbist, mis on vabanemise tundemärk, lõpetada enda pärast häbenemine. Miks siis häbi halb on? Häbi on seotud kultuuriliste stereotüüpide ja nõudmistega. Mürgine häbi takistab meil olemast need, kes me oleme. Inimese kõige suurem häbi on olla tema ise. Vanadel aegadel põletati ja hukati muul viisil inimesi, kes julgesid olla nemad ise. Tänapäeval teeb sotsiaalmeedia teistsuguse hävitustöö. Inimene jääb elama, kui ta vaim ja tahe on murtud. Mürgine häbi on keskendunud väärtusetuse ja enesepõlguse tundele. Häbi tekitab tunde, et sina oled mingil viisil halb või vähem väärtuslik. Erinevalt süüst, mis keskendub konkreetsele teole, on häbi sageli seotud sinuga tervikuna. Häbi muudab su enesekriitiliseks ja vähendab enesekindlust. Kritiseerid ennast ja oled enda vastu karm. Teiste kriitika vältimiseks püüad olla perfektsionist. Kui teised ei oska sind väärtustada, siis millegipärast ei väärtusta ka sina ennast. Usaldad kedagi teist rohkem kui ise ennast. Viivitad, sest usud, et ei ole piisavalt hea. Oled äärmiselt tundlik teiste arvamuste suhtes, piitsutad ennast ja tunned, et pead kõigile meeldima. Sa peidad enda sisse sügavale valu, häbi, süütunde, hirmu, ahastuse ja kõik muu negatiivse, mis on sinu sisse elu jooksul kogunenud. Sa ei pea olema täiuslik ega meeldima kõigile. Teistele meeldimine võib tunduda oluline, kuid kõige olulisem on see, kuidas sina ennast tunned. Ja tegelikult on ju kõikidel teistel suht suva, sest sügaval südames huvitab igaühte ainult tema ise. Lõpeta oma imelisele minale augu kaevamine. Meeldi ainult iseendale, sest see on kõige tähtsam. Sa ei ole enam 3-aastane. Siinkohal sulle tööriistakohver. Hakka tööle. Kasuta kõiki neid tööriistu, vabane häbist ja kõigest kontsast oma elus ning ela vabana. Tapa oma ego ära, kes juhib su elu ja võta juhtimine ise üle. Ole väga kaastundlik, sõbralik, mõistev ja andestav enda suhtes. Sa elad esimest korda või vähemalt sa tavaliselt ei mäleta eelmisi. Seetõttu on sul lubatud vigu teha ja teinekord on sul lubatud palju vigu teha. See, mida sa teha ei tohi, on piitsutada ennast tehtud vigade pärast. Korda endale iga päev 8 võlusõna. Ma olen terve, harmooniline, tervik, võimas, kindel, õnnelik, armastatud ja armastav. Ning sa märkad ja tunned, kuidas su pahatahtlik ego juhi positsioonilt taanduma hakkab ja annab teed sinu imelisele mõistusele, lubades hoopis sellel sinu elu juhtida. Loomulikult pead sa alati meeles pidama, et sinu kõige tähtsam ülesanne elus on tunda ennast hästi
ja et me oleme kõik suurepäraselt ebatäiuslikud.